see intellektuaalomand on iseenesest üsna nagu lai mõiste ja ta hõlmab nagu päris palju erinevaid ja mitmeid valdkondi, inimesi. Nii et nagu selle brändinguni jõudmiseks, eks me alustasime niimoodi ikka nagu, et nagu me iga brändingu puhul alustame, et leida see miski, see mingisugune ühine keel või äratuntav motiiv visuaalne. See sõna on iseenesest on hästi nagu pikk, kui me hakkasime seda nagu looma seda logo, et intellektuaalomand, et siis meil käis peast mõte läbi, et mis oleks, et kui me nagu lühendame seda, kirjutame lihtsalt nagu IO, intellektuaalne omand ja jätame nagu selleks logomärgiks IO. Aga siis mõtlesime, et kui paljud, et seda IO-d ikka siis sealt nagu välja loevad, et see on intellektuaalne omand ja sellega seal tegu on ja kuna see on niisugune suht värske värk ka, et siis et see sõna tuleks ikka kuidagimoodi ikka välja kirjutada. Aga siis me jällegi põrkusime selle vastu, et see sõna on jällegi nagu pikk, et kui sa selle pikalt välja kirjutad, siis tekib niisugune pikk riba ja alati ei õnnestu nagu logo ja brändingut paigutada niimoodi piklikult. Ja siis me poolitasime seda logo sidekriipsuga. ja siis tegime ühe sidekriipsu sinna teise sidekriipsu otsa ja veel ja tekkis selline katkenud joon nagu. Ja see katkenud joon justkui hakkaski seda brändingut nagu välja joonistama, et ta tekitas justkui nagu see intellektuaalne omand on ka justkui nagu konkreetne asi tegelikult. Ja see on nagu autoriõigustega piiritletud. Ja siis see katkenud joon justkui ongi see brändingu element, mis piiritleb selle autori intellektuaalse omandi. Ja seda hakkasime selle läbi mängima ja päris huvitavalt, et seda saab nagu, et see joon võib olla dünaamiliselt nii suur kui tahes, mis kujuga ja samas on näha see ka see välja loetav intellektuaalomand ja that's it.